Soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja algavat nädalat. Me kõik teame, mis on sool ja mis on valgus. Aga kui Jeesus ütleb, teie olete maa sool ja teie olete maailma valgus, siis ta ei ütle lihtsalt, et püüdke olla pisut soolasemad või proovige kunagi saada natuke valgemaks või valgustaks natuke paremini. Ta ütleb, teie olete. See on identiteedi küsimus, mitte lihtsalt käsk midagi teha. Kuid kuulakem Jeesuse poolt õpetatud nii, nagu evangelist Mattius sellest meile kirjutab. Mattuse evangeeliumi 5. peatükk 13–16 salm. Teie olete maa sool, aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas, ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Kuuldud sõnum järgneb õndsaks kiitmistele, kust räägitakse vaesusest ja tagakiusamisest. Tähendab, et just vaesed ja tagakiusatud ongi need, kes sobivad maailma soolaks ja valguseks. Aga uurime lähemalt, mida see kõik siiski tähendab. Alustame soolast. Jeesus küsib, aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Soolal on vaimulikus mõttes mitu ülesannet. Esiteks see annab maitse ja säilitab. Ilma soolata on supp mage, kuid sool pole sugugi tema enda, vaid supi pärast, et muuta see supp maitsvaks. Kristlasena on meie ülesandeks muuta maailma maitset, tuua esile parim oma kaaslastes ja peatada moraalne riknemine. Niisiis me peame seisma vastu maailma roiskumisele, olles ise moraalseks säilitusaineks. Kuid sool võib olla ka ravim ja sulataja. Sool desinfitseerib haavu ja sulatab talvel jääd. Võib-olla on sinu osaks sulatada kellegi jäätunud südant või tuua tervenemist haigesse olukorda. Aga siin on üks konks, nimelt see on doosi küsimus. Meditsiinis öeldakse, et doos teeb ainest kas ravimi või siis mürgi. Liiga vähe soola muudab elu magedaks, aga liiga palju võib muuta selle kibedaks. Meie usk ei tohi olla pealetükki, vaid loomulik osa elust. Võib-olla oled sa soolaks just siis, kui märkad ja kõnetad näiteks uut kolleegi. Kõige tähtsam on aga see, et sool toimib vaid siis, kui see lahustub. Selleks, et maitset anda, peab sool sulanduma toidusse. See on pilt ennast ohverdavast armastusest. Me ei ela endale, vaid teistele. Kui me kaotame oma olemuse, oma soolasuse, muutume maailmaga täiesti sarnaseks, ei kõlba me enam millekski muuks kui väljaviskamiseks ja jalge alla tallamiseks. See on hoiatus. Kogudus ilma jüngrile omase eluta jääb märkamatuks ja tallatakse lihtsalt jalge alla. Teine pilt tänases evangeeliumis on valgus. Teie olete maailma valgus, ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Mõelgem hetkeks päikesele. Ilma päikese valguseta poleks fotosünteesi, poleks toitu ega elu. Valgus peletab pimeduse ja masenduse. Ja vaimulikus mõttes Kristus ongi meie usuelu võitmatu päike.
Sol invictus. Jeesus ütleb, et lampi ei süüdata selleks, et panna see vaka alla. Me ei tohi oma usku häbeneda ega peita enda mugavustsooni või vaka alla. Valgusel on kaks omadust. See paljastab, valgustab tõe esile, sinu sisemine pingeid täis seltskonda, sisenemine pingeid täis seltskonda peaks isegi sõnadeta tooma valgust. Ja tavaliselt see nii ongi, et korraga ropenduvad sõnad seltskonnas, jäävad inimestel kurku kinni, tekib vaikus. Valgus annab suuna. Kristlik kogukond paistab nagu linn mäel. See tõmbab ligi. See linn on rajatud selleks, et inimesed leiaksid tee Jumala juurde. Kuid samamoodi nagu sool peab lahustuma, nii peab ka küünal põlema, et anda valgust. Mõlemad, nii sool kui valgus, jagavad oma energiat. Need on pildid andmisest, teenimisest ja kulumisest. Pildid, mis meie enda elule ülekantuna kõnelevad ego taandumisest. Mida see valguse näitamine praktikas tähendab? Kas see tähendab, et me peaksime pidama suuri kõnesid? Ei. Apostel Paulus ütleb, et ta ei tulnud ilukõnedega, vaid vaimuväes, olles ise nõder. Kas see tähendab, et me pommitame oma sõpru piiblisalmidega pidevalt? Ei. Jeesus defineerib valgust väga praktiliselt. Need on teie teod. Prohvet Jesaja, kellele Jeesus siin viitab, selgitab: murra näljastele oma leiba, võta kodutu enda juurde, riieta alasti olevat inimest. Need on alastusteod. See ei ole lihtsalt hea tegevus üldises mõttes, vaid siirad ja otseselt inimesi aitavad teod. Teod, mis samas austavad Jumalat. Kõige olulisem on aga eesmärk, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Me ei ole sool ja valgus selleks, et inimesed ütleksid, vaat kui tublid nad on. Me oleme nagu kuu, mis peegeldab päikest. Meie eesmärk pole enese näitamine, vaid see, et läbi meie tegude, läbi meie andestuse, aususe ja abi hakkaksid inimesed aimama Jumala suurust ja väge. Kui me otsime au endale või tunnustust oma firmale, siis ei toimi. Lõpetuseks küsin, millist maitset sina oma lähedast ellu tood? Kas sa parandad suhteid ja takistad riidu? Kas oled valgus, mis ei häbene oma päritolu? Ära unusta, sinu ja minu usk ei ole eraasi. See on mõeldud jagamiseks nagu õige doos soola, mis muudab elu maitsvamaks. Palvetagem. Issand, aita meid olla sinu sool ja valgus. Täida meid julgusega seista, tunnistada oma eluga iga sinu suurused ja armust. Ja juhatagu meie teod inimesi sinu juurde. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.